Tere, mina olen Kerli. Tere, mina olen Camilla. Mis me täna meisterdame? Linnukest. Linnukese. Kas selle juba sina tegid täna, jah? Ja. Näitame teistele ka, kuidas teha. Super. Kõigepealt oleks meil vaja siis kollast paberit, sest me otsustasime teha kollase linnu. Miks sa kollase tahtsid teha? Seepärast, et kollane on ilus värv. Ja. Kõigepealt linnukeha siis. Me murrame need paberid mitte päris keskelt pooleks, nagu siin Camilla on natukese juba proovinud, vaid jätame natukese ruumi. Vot nii. Siit sellest osast tulevad meil siis tiivad ja tiivad tuleks meil lõigata. Nii igav on juba. Tiivad lõikame niimoodi viltu siit. Sest me peame nad ju tegema nagu, et nad ikka ju lendaksid, on ju. Muidu nad ei lenda. Ja tegelikult, kui keegi tahab, siis nad võivad päriselt panna sinna lausa neid sulgi külge. On ju, päris suled. Siis nad oleks ka täitsa nagu lendajad linnud. Aga meie teeme paberist. Ja, meie teeme paberist. Nii, ja selleks, et nad oleksid sellised nagu lokkis, tõmbame siit hopsti, näen niimoodi. Teeme nad natukese lokki. Siin on meil üks kehaosa nüüd valmis. Siis teeme teise. Mis sul kõige rohkem meeldib selle linnu juures teha? Mis kõige... sina tahtsid lipsu teha, jah? No nii, kehaosa on meil nüüd valmis. Pea. Linnukesele on kindlasti vaja silmi. Selleks on meil 2 pisikest valget täppi. Ja et ta teeks nagu silmad lahti, siis tee sellele natukese mustad täpid siia. Horilikuga on parem. Äkki teed ikka sellega? Võt sellega. Nii, nüüd peaks ripsmed tulema. Nüüd on meil 2 silma valmis. Mis tulema? Ripsmed tahad teha. Aga kõigepealt peaks vist silmad ikka siia peale külge ka kleepima. Paneme siia liimi. Aga aseta siis, paneme sulle selle korgi peale. Muidu see võib siin igast pahandust hakata tegema. Tulevad meil need krähmud siia koju ja vaata siis. On ju? Nii. Kuhu me selle siis neid liimime? Siia. Ja ühele poole. Ma tahan teisele. See on üks pool ja teisele poole peaks siis panema täpselt niimoodi vastu, on ju? Ma tahan teise kleepida. Ja palun, kleebi. No. Mõtlen, kuidas täpselt õigesti. Väga hea. Nüüd ripsmed. Nüüd tahad ripsmed teha. No, joonista nüüd ripsmed. Paksuga. Päris pikad ripsmed on sul sellel linnukesel. Aitab nüüd küll, jah? Väga ilus. Nüüd on meil ripsmed ka olemas linnukesel. Ripsmed. Nüüd meil oleks vaja ka saba linnule, jah? Ja selleks, et saba oleks ka selline õhuline, me lõikame sabale ka niimoodi väikesed sälgud sisse. Teeme sabaga lokki. Teeme sabaga lokki, jaa. Saba teeme ka lokki. Näed. Nii. Saba lokki. Selline saba sobib väga hästi. Saba on meil ka 2 osast, selleks, et tekiks õige tasakaal linnul, sest pea tuleb meil päris suur. Ja nüüd peakski hakkama keha liimima kokku. See on juba libitud. Ja me paneme siia, vaata, pane siia nüüd natukese liimi. Kas siia äärde? Ja, ainult siia äärde, jah. No, paneme koos. Ja, tõmba ilusti korralikult. Sa tõmbad kohe vastu lauda, niimoodi. Laud on ka kohe kõik liimid. Liimid selle linnu meile laua peale või? Jaa. Vaat nüüd paneme selle siit kinni. Nii, et ta oleks täpselt. Silub. Jah, silub.
vajuta sealt ilusti kinni. Väiksed näpud. Sul on väiksed näpud, jah, nendega on palju parem. Kuule, aga me jätsime nüüd selle saba panemata. Me jõuame veel selle saba nüüd siia panna vahele. Paneme siia natuke rohkem liimi veel juurde. Nii, ja nüüd paneme... Sabapoik. Saba, no nüüd ta on täitsa tervik ju. Näed, paneme nüüd selle saba siia vahele. Hoiad seda, vajuta kinni ilusti. Tubli. Näed. Täitsa ilus tuleb. Täitsa ilus tuleb, jah, mulle tundub. Kui mulle tundub, et see ei tulegi nagu linnuka päriselt, vaid see tuleb niisugune nagu tibupoeg. Ei, see tuleb nagu, kui selline nokk tuleb, siis on nagu part või? Kas paneme siis selle peale ka nüüd liimi vahele? Nii, liimi see siit kokku. Terve ring liimi ära. Sa pead terve pulga sinna suruda. Upli. Oi! See tahtis kohe peitu minna. Lipsa. Kas nüüd paneme selle? Jaa. Nüüd peaks vaatama, et need silmad oleks täpselt kohakuti. Ja siia vahele peaks torkama nina. Nokake see õige, mis nina on ju? Torka nokk siia vahele. Nii. Ja nüüd me peaks panema selle pea. Panime ikka liiga vara jälle. Selle liimiga paneme selle pea siia sisse. Niimoodi. Vaata, ta võiks isegi natukese nagu laulu häälega nagu võiks vaata niimoodi, et on nagu ülespool. Vaatame, kas see linnuke meil püsib nüüd püsti ka. No ei püsi muidugi. Paneme veel lipsu ka veel. Lipsu ka, aga vaata, lõikame siit natukese niimoodi. Ta sirgeks äkki siis. Ta saab omale uue õe. Sinu linnuke saab uue õe. No kuule, päris uhke või? Aga me peame ju lipsuga panema. Tahad lipsuga panna pähe peale? Muidu on nime. Ma kohe lõikan. Lõikame siit kohe. Camilla on sellise toreda lipsu teinud. Lips pähe. Selline linnuke.